5 € turniiri peale seda kohe. olgu, valmis. Kas S3 shoot'id on rohkem calling või 3-bet käsi? Miks sa 3 bette tahad üldse? Ise flop-up piisavalt hästi, et võib callida. Positsioonist või miks sa tahad seda kätt bluffis keerata? Saab omakorda otsa, siis ei näegi floppi. Okei. Ja peab vastavalt patsuseid vastu võtma. Olgu. Ma ei tea, minu arust see on easy call ju, või miks sa tahad midagi muud teha? Minu arust see 3-bettides saab initsiatiivi enda kätte ja siis saab peale flopi tihedamini boti endale. Miks sa seda boti endale tahad? Sa 3... Või no mõtle, kui sa 3 betid on, okei, yes, sa võitsid 375 on, ta foldib ära on. Või sa saad 4 beti on, siis sa pead veel sinna raha botti panema, kui sa tahad koolida on. Siis sa pead juba 2 tonni sisse panema umbes. Ja okei, kui ta koolib on, mis kas sa arvad, et ta mingi, ma ei tea, kui 4 botidega koolib su 3 beti või mingi, ma ei tea, 5, 9, 6 botidega, 9, 6 botid võib koolida jah, aga noh, lihtsalt bot läheb suureks juba siis, aga kui sa koolib preflop lihtsalt, sa hoiad kõik ta nagu, su impleid otsida lihtsalt head nagu, kui sa hoiad kõik ta botid sees, kui tal juhtuvad botid olevad, mingi rääbised näiteks. Okei. SX-i vastu 2 paari flopata, SX-i vastu sa tohib bluffida seda boardi, no obviously Mart hakkabki bluffima, saad sealt väljut veel nagu, ma ei tea, miks sa peaksid tahtma 3 beti seda kätt. Okei, ja neid selliseid asju sellist asjade peale ei tulnud jah. Ja ma mõtlen lihtsalt seda, et noh, okei, sa võidad selle boti, aga sa võidad, noh, palju sa võidad, 375 või võidad 900 näiteks, kui ta koolib, noh, tonni võidad, kui ta pre-koolib su 3 beti. Aga mõtle, kui sa saad mingi flashi ja tal on mingi teine flash, palju siis saad? Või ta saad flashi, tal on mingi 2 paari või set, noh. Või sina saad näiteks S3 X-boardi ja tal on parem S näiteks või lihtsalt SX-boardil ta petib näiteks, hakkab pettima. Sa saad in position floatida ja noh, ma ei tea. Okei. Kui on hea mängija vastas, ma ei tea, siukse stack testiga, ma ei tea. Nii keeruline on mängida lihtsalt. Sest et enamus ajast sa lihtsalt kaotad selle boti lihtsalt nii. Vahet ei ole, mis vastasel käes on. Sult võetakse see bot ära lihtsalt, see on nii tihti lihtsalt. Kui ta ees tšekib, kas peaks väikse protection beti panema 3... Muidugi. 350. Ma arvan, et see viga, ei tohi tšekkida siin kunagi. No nüüd ikka petime 300 kas võigi. No sul flopil tea seda või? Jah. Sa võid seal mingit mutti järgi tšekkida näiteks. Kui ta tšekib flopi näiteks. Siis mutile pole nagu mitte mingi protectionit vaja. Aga 3-le nagu on juba. Aga nüüd ma mõtlesin seda, et kas siin spotis on okei check reisida. Selline tema jaoks suhteliselt kehva board VP ava jaoks. Mõlemad on fine, check raise, check call. No nüüd laseme tühjaks salve. Jah. Okei. Riveris oleks all inni panda, eks? Kui oleks näiteks 2 tulnud. No ei... ma ei tea. No oleks pidanud hästi, et tema... Ta ei saa kuidagi koolida seal mingit... Ta on väga raske koolida paaridega või hästi kõrgega ta üldse ei saa koolida. No kui tal on kunnid seal näiteks, mutid näiteks. Mis see teeb sellest? Kooli peal oodab, et sul on S9. Ma ei tea. Ja nüüd mõtlen, kui sa nagu Riverit ei jammi, siis nagu...
ma ei tea. Kui me juba siukse liini võtame, siis me peame olema valmis nagu tühjaks laskma ka kõik. okei. Eriti kui siukse törni saame nagu. Ja ma tõenäoliselt oleks kahtlema hakanud ja... Ei no, aga siis ma oleks tõenäoliselt mõelnud, et kas S või kuningas koolib, kui ma jammin. Aga ma arvan, kui ta törni koolib, siis tal ei ole S-kuningat enam. Või hästi Või need emandad. ässad kuningad emandad. Nagu kõrged paarid. 10. No sa ei saa seda teada enne, kui sool inni ei pane. Minu arust vähemalt. Aga tavaliselt, kas... Noh, tavaliselt ei koolita vist. Ma ei tea, Check race, bet. enamus ei kooli. Aga on ka neid, kes koolivad. Jah. Ei ole kõige parem meelduda, et keegi suudab ässasi maha panna. Vinamaksi low stakes'is eriti, ma arvan. Kuigi eks seda on mujal ka. Ässadesse armutakse ikka ära. Selles mõttes, kui me eeldame, et ta ei foldi ässasid või kuningaid, siis isegi sellisel boardil bluffima minna on siis natuke spjuks. Ei no flopi võib ikka check reisida. Ta foldib igast asjad ära, kunn mutid selle, kunn poisid ja... No sellest ässa käest räägime ikka või? Jah. No seal ei ole kunagi ässasid, kui sul üks äss on käes. Ei no jah. Seda ka. Kahte ässadel ei ole, võib-olla on üks äss, okei. No petime. 4200. Ma just vaatasin, et see board, ta ei foldi nagu midagi, aga samas mul on ju Palju törne on sul? Kärtud sobivad ja jah. Ma petiks 4200, kui ta jammib, siis ma foldin ja kui tuleb ärtu või äss või kunn, siis ma jätkan nagu. Mingeid asju ikka foldib, ma arvan. No ikka väga vähe foldib seal flopil. No sõltub ta calling range'ist, jah, ma ei tea, ta koolib seal. Ma mõtlesin ka, et millega ta koolib, et kas ta siin veel set mainib ja mis ta teeb nagu. Ma ei tea, ma vist petiks sellepärast, et pean ärtu S ja ma check koolida ei taha seda boardi. Check kooli ei taha ja check give up'ida ka kohe ei taha, nagu kui meil siuke käsi on ja ärtu läheb paremaks ka törnis tihti peale käsi. Check koolida ei taha, sest sa arvad, et ta lihtsalt paugutab su läbi või? Aga kui sa võtad check kooli, siis et sa kindlasti koolid, siis oleks pigem juba parem ise pettida. Ma ei tea, kas seda päris nii saab põhjendada. Ainult sellega. Mina check koolin, kui ma arvan, et ma ei saa midagi foldima ja kui ma ei lähe pärveldama, siis ma võtan check kooli liini, aga siis kui me siin pettime, siis me peab päris hea plänn olema, noh. Nagu Mati ütles, siis oma ärtusi ja äskunni, aga neid ei ole ju nii palju. Noh, 9+6. Kui ma tean, et on nagu siuke nagu define nagu calling range, mis nagu smashib seda board'i, siis me võime tõesti check koolida nagu. Sest et siis me mingeid asju piidime enne ja muti vastu on equity enne. No siis me võime check koolida, kui tal nagu on see define nagu, ma ei tea, kunn poiss, mutt kunn, no mingid siuksed asjad enne. Aga kui meil ei ole nagu defined enne, et no ma ei tea ta calling range nagu, siis ma siibetin selle pärast, et nagu, et ma ei tea, ta nagu calling range, ta võib igast asju olla selle. Ja meil on nii palju törne, mida me saame jätkata nagu. Et ta võib ikka foldida selle boardi ka veel nagu. Kuigi see võib tunduda nagu halb board, aga noh, kui me ei tea tema calling range'ist midagi, siis ma ei tea, siis ma võtaks pigem peti liini nagu. Aga ma tean, et see nagu smashib tema nagu call range nagu, siis ma võin check callida seda boardi. Sellest ma mingeid asju beadin ja ma saan turn equity selle. Mina arvast pigem smashib see ikkagi. Vaat see oli niimoodi meil järgida seda siis nagu paika panete, et kas smashib või smashi, kas population ja oma smashib teie arust või? By smashing ma mõtlen seda, et ta jätkab siin alati. Ja ma mõtlengi, et... Jaa. Sõltuvad sais ka muidugi, kui me tahame check callida. Kui ta teeb seal mingi, ma ei tea, ma ei näe seda praegu. Palju see bot oli? 8 kilo. No kui ta teeb 7 kilo, siis me ei saa koolida. Jah, siis me saame ownina.
aga seda ta ei tee ka mingite troodega ju. Või noh, ma ei tea. Pigem ei tee. ma arvan, et mutt ei ole seal. Mis see Breath Action oli? Kas ma olen midagi valesti aru saanud? ma avasin ja ta koolis. Miks ta päässe avaldab? On... 20 big blind'i. Paneb sisse omal. See on mingi... Ma ei ole kindel, kas me saame seda eeldust teha. Mõned ei suuda nagu kodadi Breath panna, ma ei tea, mis selle on. Ahviku 11. Siin on vist suht vähe käsi ka ta kohta või? Teha ainult 19 kätt on jah. aga mingi general population, mingi calling range või midagi taolist siis jah? No ma ei tea, mingid siuksed käed ma ei kindlasti. usu, et need on nagu. No pigem pane siit S10 off, ma ei tea, S-poiss, kunn mutt, S10, poiss 10, mutt 10, kunn 9, ma ei tea. Mis ta veel koolib sealt? 10-9 suited, 9-8 suited. Mida inimesed veel armastavad, ma ei tea. Tal on ainult 21 big blind'i, et 9-8 suitediga. Vahet ei ole, kui ta koolib seal, siis ta nagu, noh. Mis käed inimestel meeldivad, nagu, noh, pane need käed sisse, noh. Juhksel meeldivad küll, jah. See crashib seda minu arust. ma ei tea, kunn... 21 big blind oli, sorry, ma ei keskendu, ma vaatasin, et 50 big blind on. 21 big blind'i mina ütlen, et population on seal kohas rohkem nagu trap heavy ka. Siukse stacks asiga. Ei taha lihtsalt... Aga meil on S-kunn ju. Jah, no meil on S-kunn, neil me blokime. Ma need võtaks küll ära need nõrgemad mingid junnid, siis see ei tundu väga standard olevat. ma ei tea, kunn või mutt poiss võib küll jääda, ma arvan. Kunn 10 on ka kahtlane. Anyway, kui me selle board'i siia sisse tooksime, siis ma arvan, et see protsent, mis jätkab, on päris jõhker. Ja siis võiks seda random turn'i klikkima hakata ja siis vaadata, mis saab hakkab. Mul on Handekuti on isegi, tema on oma range'iga eesmust. Ja kui ta foldib kõik, kui me saame nagu head turn'is, me võime ju saame jammides, meil on foldekutik ka veel ju. Tõmba see siit üles ja tõmba nagu suuremaks ja siis pane lock ja siis random turn'i, tahaks näha. Oota, millega ta jätkab, paneme selle ka. Setube... Ma arvan, et tal neid paari ei ole siin, ma arvan, et võta need paarid ära siit. Middle pairid ei ole. Aga need ei ole see. No ma arvan, et neid tal ei ole siin range'is. ma mõtlen ka, et ei ole. Jaa. No ma ei tea, mingi 8, 7, 6 võid jätta, aga no väiksemad küll ei ole, ma arvan. ma arvan, et seal jammivad juba mingi 7 ja 6 ka. 6 ma ei tea. Aga selle tea. võid ju sisse panna, ma arvan. Catch-shot'i. Sest et ta ei foldi siia catch-shot'i, kui ta siin viided. Seega mingi niuke prots jätkub. Ja random turn. Ära veel pane lokka. Pane nüüd. Ma vaatan seda prossa, mis ei lubada. Poiss on temale ja... Ja noh, siin on näha nagu siin kõrval. Ei, kõik on hästi. Muu on suva. Need on need, mis minule sobivad. See ütleb enda eest ära, et ma arvan, kui me seda randomit klikime, siis see number jääb igati lidi suureks. Et ta jätkab lihtsalt mingi... Oh! No hästi, jah. Ei, no ma mõtlen, kui me turni jammi, mis meil on foldekutik ka nagu. Kui ärtu tuleb näiteks. Pane mingi ärtu siia ja vaata, mis juhtub. Nagu selle kunni asemel. No see väga... No see expectib, et ta koolib alati meid nagu. No, kui me top-pairiga endud koolib ju. Kui mingi, kes see ikka ära foldib ühe ärtu pärast. Ma ei tea, ma arvan, et mingid mutt 10 sükst asja võib ära visata, vaadata mutt poisi ilma ärtuta. No siis võtame mingi kolmandiku maha, siis jääb ikka 20, 40, ma ei tea, 2/3 nendest top-pairidest sisse. Siis on ikka see 70, 80% langeb mingi 60 peale, ma ei tea, 50 peale. Ikka jätkab nii tihti nagu. No hästi ta foldib turnis, foldib kunn poisid ja kunn 10 ära ja... Need ei olnud cut-shot'id kadusid ära juba siit anime'ist siis, kui me nüüd turnis.
meil ei olnud jätkamist selles jah. Flopi jätkamisel on ju? Minu arust on kehv, noh. Ei, flopi jätkamisel tal on need sees ju. Jaa, flopis jaa, aga siis kui me turnile jõudsime, siis siin ta ise juba muutis ära, nagu ma nägin, et siin sinistes ei olnud mingit kõrdi. No pane nagu Ärtu 7 korra. Selle võib ära võtta siit näiteks siis, äkki ta foldib siis OST tavalise ära nüüd, kui Ärtu tunnile. No 71, noh, kui me siit top-airid võtame mingi pooled maha, siis on see number on ikka ma ei tea, üle 50, peaaegu 50. Mis on siuke so-so. Ja nagu tal on defined range, siis me muidugi tahab petta, sest see smashib ta board'i. Aga kui sa ei teada range'ist midagi. No umbes ikkagi nagu eeldame ju. Mingit muud eeldust ei tee, kui seda, mis me siia panime. Ma olen 20 PB ikkagi ju. Ma ei tea, kui laiaks me seda teha saame ja väga palju laiemaks ei saa teha ju. Kui tal väikseid paare ei ole ja ma ei tea, mingit tarvis õhku sisse ei pane ju. Ma ei tea, mõned koolivad päris palju suite tässa seal hästi palju. No aga paneme kõik suite tässatame. Vaatame, mis siis juhtub. Ja nüüd me peame selle nupu ära võtma siit maha. No mõned koolivad kindlasti neid asju kõiki. Me domineerime neid selle palju paremaks. No, need ka kohe, ma arvan, osa võivad koolida. No kõiki Broadway'si, ma arvan. No pane talle mingi ekstreemne variant, vaatame, kui hea ekstreemi vastu on. No kui ta niukseid koolib, siis ei saa uskuda, et ta kuradi kõiki toppeere maha ka viskab tarnida. No aga see lihtsalt flopi nagu peti mõte on siis see, et nagu meil lasada rekrutit realiseerida, meil vabalt best hand kallu praegu nagu. Ja meil on nii palju törne veel nagu ka, kus me jätkata saame nagu. Best hand on siin mingi... Ei ole kuradi ka väga vabalt, ma arvan. Aga I see your point though. Aga... Ma ei tea, võib-olla see liik, aga ma standardina nagu C-betiks selle, siis loodaks Ärtu törni näha lihtsalt. Või ässa või kunni. Aga kui mul Defy... kaarti on nii sellest, jah. 15 võib-olla vähemalt. Ei 10 Ärtut on ja siis mingi, ma ei tea, 5 ongi, jah, 15. Aga nüüd on, mis me võime panna törni nüüd jälle, paneme mingi Ärtu törni jälle või oleme mingi siukse asja koha peal jälle või? Ma ei tea, mulle ei meeldi, kui 56%. Sa saad vaadata siit külje pealt, vaata. See 44 on see, et kui tulevad need kaardid, siis range'i equity läheb 44, ei, läheb, näed, kui ma panen Ärtu 3, see on 44%. Ärtu 3, siis on, siin on 59. Sa pead selle enda alla või ütlema. Või ta ongi vist, roheline ongi all vist, ma ei pea, ma mäleta kumb. Ja, annan. Aga siin on mingi üldse muu board, vaat, siin on 5-4-3-2 Ärtu board, noh. Ei ole. Ei, need on, mis on nagu head meelest. Kaardid nagu. Davai. Oota, see 44 on see siis, mis ta... Siia ei tundi 44. Oota, mõtlengi, et enne ma proovisin. Oota, näiteks poti kuningas on 50. Nüüd on 44 nagu, et ta foldib 44 ja jätkab 66. Ma ei teagi. See on ilmselt käe equity lihtsalt, no mitte jätkamisprotsent, see siin on ilmselt käe equity, et seda pidi vaatama, ma ise vaatasin seda kuradi numbrit, mis siin all on. Ma arvan, et see number on see number, equity hand ilmselt, ei ole. No pane korra see lock flop välja korra. Aga see on äkki palju, kui ta jätkab siis? Ei on, sest need numbrid ei klappi, ma arvan, et see on equity hand. Ma arvan, et equity, aga mismoodi nagu poti emand, kelle equity siin 45%. Kuidas nende puhul meil 14 on? Ei saa alla? Ei, see on range'i, tema range'i...
ma ei tea, ma pole seda vaatanud kunagi, ma ei tea, mis asi ma on. ka ei ole. vaata sa ütlesid, vaata sa klikid random turn'i kogu aeg, et kuidas miski kaart nagu muudab asju, aga siin terve see tabel peaks näitama, kuidas miski kaart su kellegi equity't muudab, aga ma praegu täpselt ei saa aru. oota, pane mingi kaart. Mis? Pane see ruutu hästi korra, vaatame, kuhu tekib 14 prossa või mis asi. Equity hand ei ole, range'i. See ei ole see. No mina arvu ei saa, noh. Okei, aga vaatame siis niimoodi, nagu pane korra see enne. Tal on need käed enne. Jep. See on tema range. No ja vaatame, kui tihti meie siibed töötab peab, kas on profitable või ei ole nagu. Nii on ka lihtne ju. Ei, nii on ka hea, jah. Noh, kui me siibetime mingi 35 prossa, siis meil on näitame profitit sellega. Ja kui meil on nii palju törne ka mida shovelda saame, siis nagu see on okei ju siibetida. No törni shovel peab ka töötama ju. See oli see, et ei no tegelikult odav siibet töötab, no see on selge, see number juba ütleb ära, et see töötab. All bot'i juba töötab, sest see peab töötama 33 prossa. Seega siibet ei ole halb, aga... Aga me praegu eeldame ka, et koolib kõikide suutide asjadega, ma ei usu hästi. Ei ole, vist Ace High on maas, selles mõttes, et neid ei nagu preflop. Jaa, ma ei pead. Ei, flash throw'sid tuleb, vaata. No ta ei ole flash throw, sul on ärtu hästi nagu. Jah. Aga tal on kõik ristid, potid, ruutud. Ta backdoor meil ei ole, jah. No vaevalt, et keegi hakkab seal mingi backdoor potidega floatima siin. No aga samas see, need mis floativad ongi siuksed käed ju vaata. Need floativad kindlalt ju. No need on top paar juba ju. No cutshotid ja open-enderid ka. Aga no jälle ilmselt on sees juba siin. No siibet on numbri poolest kasumlik, kui sa teedki mingi poole potise siibeti. Või see isegi rohkem. Ma teeks veits vähem isegi. Tema nagu jätkamisrange ei sõltu sellest ju. Et kui tal on midagi, ta jätkab ja kui tal ei ole, siis ta foldib nagu. Siis sa võid ju vähem teha ju. Annad enda bluffile nagu, noh, semi-bluffile parema price'id nagu. Kui me praegu reaalselt foldime välja ainult SX-i, siis ma ei tea, kas üldse on nagu midagi head. Pohko ei ole, et tal SX-isse jääb, kui me tšekime. Sest kui kõik muu jätkas. Ma ei tea. 3 Audi vastu on nagu suht suva. Ma ei tea. Ei, mulle meeldib uskuda, et ma saan ärtu törni ja ma saan törni jammida ja siis foldin mingid asjad välja sellel. Ma ei tea. Võib-olla ma olen lihtsalt believer, aga... Ja nüüd check call on ka kurb selles mõttes igatepidi, et kui me check callime ja siis ta very likely võib turni ka panna ja selles mõttes, et see on nagu nii on ebamugav. Kui ta on siuke vend näiteks? Selles mõttes, kui me siin ei jätka, siis ma ei tea, võiks ju öelda, et kellel on 10 poist seal, see võtab munad pikku ja hakkab paugutama, et miks me ei peti siin, et mis meil on emandud ainult, et me peaaegu kõike petiksin. Aga ma ikka tavaliselt check call'il mind, et kinda siin käptin ära ennast. Ma ei tea. Samas ma ise väljuhändidega alati petiks seda puhtalt sama asja põhjal, et kuna ta ei foldi mitte midagi popil põhimõtteliselt, seega ma alati petin seda väljukättega. Ma olen nagu mingi üüber unbalance end. No ma arvan, et balance'i peale ei pea mõtlema mingi madal on väga tihti. Jep. Aga... Jah. Ma ei tea, ma ei tea, kõik need põhjendused, mis te välja tõite, on nagu... Check call on ka fine, aga ma ei tea. Mulle meeldib pettida lihtsalt ise käsi lihtsalt teha, kui ma saan selle turni, mis ma tahan, siis ma jätkan seal käes ja kui ma ei saa, siis ma lihtsalt ei jätka nagu. Naljakas ongi see, et kui me check callime ja check foldime turni, siis või nüüd petime ja check foldime turni vist pet ja check fold turn on vist parem. Seda ma ei tea, aga nii sarnane värk. Ma tahaks ikka ise rahad sisse, kui me check callime, siis nagu mida me loodame seal turnis näha, me loodame ikka ärtut, ässa või kunni näha ju.
aga ilmselt ei foldi tegelikult, kurat, ma ei tea ka. ja mõtle, kui me check call'ime, siis mida me näha loodame seal turnis siis? No, ma random, täiesti random. Ma lihtsalt loodan näha seda, et ta ei peti turni, kui aus olla. Mis on väga small hope, Ja nagu selles mõttes, et kui ta teeb nagu 4 kilo floppi enne, me check call'ime enne ja turn tuleb nagu ärtu enne ja siis ta jammib enne, no siis call'ime niikuinii maha ju. Sest et siis vahet ei ole ju. Siis me ei saa vist call'ida ka. Ja mõtle, nagu siis mõttes nagu pole vahet, kas me petime ise või me check call'ime ju, siis pole mingit vahet ju. Aga lihtsalt kui me ise petime, siis meie range'is on kõik nagu tugevad käed ka sees, tal võib isegi mingi mutt X-iga raske olla, seal mingi 9 paariga või mingi asjaga. Ja siis ma arvan, et ma ei tea, mingid käed võib äkki ära foldida, no kui foldi, siis okei, meil seekord on nagu bluff, aga noh semi-bluff, nagu meil equity tikk on nagu. Ma ei tea. Tundub pettides parem küll, eriti tegelikult, et kui mõelda, et tulebki ärtu ja siis me peame turnis, ma ei tea, minu arust me peaks matemaatiliselt isegi check foldima, very likely isegi, kui tahab jammit turni. Samas ma ei tea, mis ta paari teiga teeks. Kui ütleme, et me check call'ime ja siis tuleb ärtu 2, mis te arvate, mis ta emand kunni ja emand poisiga teeks, ta jammiks või? Muidugi. Miks ta peaks checkima neid siin? Mis flash draw sul on, mida check call'id seal? Seega on kehv check call'ida, sest et siis me ei saagi oma reaalselt oma equity't realiseerida. Või no check call'i lihtsalt pluss on see, et ta lihtsalt stabib seda board'i mingite kätega, mida me beatime nagu. Ja ta nagu ei peti turnis edasi näiteks. No see on nagu pluss nagu. Aga ma arvan, peti pluss on see, et kui me ise petime, me saame selle turni, mis me tahame, siis me saame jammida lihtsalt, sest ta võib hero foldiga teha, sellepärast me avasime UTG-st ja petime nagu twice nagu. Ma ei tea. Sellepärast mida, no see ongi põhimõtteliselt ainuke bluff meil see, mis meil on ju. Ülejäänud on välukäed juba ju. Mis bluffi meil veel seal on siis? Mingi 10 poiss võttelid vist on ka, need on ka siuksed seemikud. No hea, kui ärtu tuleb, siis me jammib 10 poiss ristis seal ju. Ja no check call range'is, ei check call range'i ma just pigem panekski mingi 10 poisi näiteks ja pocket 10 ja pocket poisid ja mingid siuksed käed nagu. Ja need oleks minu check call range'is. Ja mingid mutt X-id ka. Aga mulle meeldib see, kui meil on ärtu S või ärtu kunn, siis mulle meeldiks ka praegu selle arutelu põhjal two-barrel'dada, eeldusel, et tuleb mingi ärtu törne. Aga kui oleks S kunn off, siis ma vist pigem check call'iks, sest et ma ei pärrelda ärtut. Kui keegi pärrelda ärtut. Siis ei hakkaks muidugi pettima seda board'i, siis poleks mõtet üldse pettida. Aga noh, ma ei tea, kui ma konstrueeriksin range'i kuidagi, siis ma petiks kindlasti ässasi kunne siin. Check call'iks emandat, ma arvan. Ja kui ta on mingi stab happy vend, siis ma... No see võib check jammida ka isegi, check jammiks flash throw'd näiteks ja kui ta on siuke näiteks stabi hästi palju. Või see võib check jammida isegi seal nagu ässad kunnik ka siis, aga noh. Ja ma pigem võtaks petiliini. No see võid igast, erinevaid, kuidas nagu... Ma arvan, et kuidas erinevaid nagu... variable, kuidas siin enda range'i mängida nagu erinevate kätega. Ma arvan, kui ma check call range tahaks konstrueerida, siis ma paneksin sinna emand X-id, poiss 10, kunn poiss, setid ja petiks siis ässasi kunne lihtsalt sellepärast, et nagu siis tal on, ta on more likely, et tal on emand siis, kui mul on ässad ja kuningad, aga kui mul emand on, siis väga suur tõenäoliselt ei ole emandat, siis ma check call'in lasen tal bluffida seda board'i parem. Oota, miks sa poiss 10-ga check call'id? Siis ma tahan pärreldada siin. Ja sest, et kui ma kooli saan fluffil, siis nii awkward spot on turnis. Siis kas ma jammin või? Mis asja? Ma ei taha jammida poiss 10 seal. Turnis nagu, kui ma kooli saan fluffil. Check call'in pigem poiss 10-ga. Ja siis kui turn läheb check, siis ma most of time lihtsalt bluffin riverit. Jammin riveri lihtsalt. Seepärast ma tean, et tal emandat ei ole lihtsalt, kui ta turni järgi checkib. Ja mängiks seda emandat ja sette mängiks täpselt samamoodi nagu. Mis mul mingid asjad võiksid veel seal olla nagu, mis ei ole nagu for value.
ma arvan, et need käed olekski Queen poiss ja poiss 10 näiteks. Okei, nüüd mängib sensi rohkem. Ma ei tea, mina mängiks niimoodi. Sounds like a plan. Tundub okei, jah. Päris põnev käsi. Koorus. Jah. Ja siis petiks näiteks seda kätt ja ässasi kunne näiteks ka. Ja siis flash throw'ga võid sul ja ässade kunnidega võid samamoodi, kui sul mingi S5 ärtud või midagi. Sa võid ka nagu miksida siis. Et kas check jam'id või kas bet liin, no vahet ei ole. No kui ta on mingi stab-happy vend, kes nagu 100% stab'ib seda board'i, siis ma no ässade kunnidega sa võid check call'ida ka, aga no flash throw'd ma check jam'iks siis. Näiteks. Saan kõik raha kohe botti ja mul on fold equity ka veel. Ja saan bluffidelt stab'i kätte nagu. Näiteks. Midagi sellist. Check jam flopid on päris huvitav nende vastu, kes palju stab'ivad, kes stab'ivad kõik siin omale troodega ka. Ja muidugi sa tahad ju väga tihti seda board'ilist check call'ida ka ju või check fold'ida näiteks. Et siis nagu make ib sense'i check'ida ka mingid käed ju. Enda nagu tugevad käed, mutid ja no mutt oleks väga hea kandidaat minna check'ida, ma arvan, ja setid ka. Ässad või kunnid on so-so nagu, et sa võid check'ida, kui vastan on väga stab-happy vend on ju. Aga sa võid ka bet liini võtta, kui vastan on pigem siuke fishini, kes pigem koolib, kui hakkab ise pettima nagu. Et nagu siuke nagu noh, mõlemad pidi võib minna see käsi, ma arvan. Aga kui me otsustaks ässad kunn check'ida, kas me siis tundub meistrik check reisida, sest ta vist ei foldi midagi ära peaga. No cut-shot'id foldib, aga... Ei jaa, check reisida, ma olin jah. Seepärast, et tal ikkagi, meil on kõik flash throw range'is ja kui tal on seal midagi, siis noh, most likely tal on raske foldida seal enne. Ja no kui tal ei ole midagi, siis vahet ei ole, et no ta nii kooli enne, aga ta ei hakka turni ka bluffima, ma arvan, kui me check koolime flopina. Võtsin parem lihtsalt loodame selle peale, et okei, me saime selle stab'i kätte 4 kilo enne ja loodame, et tal on emad, mida ta ära ei foldi enne. Aga no nii tugevad käed nagu setid või noh, näiteks kui meil on endal oleks emand, aga siis on ema käed kindlasti check kooliks nagu. Sest ta, et tal on see emand sellest, ta nagu ei ole nii reaalne enam. Jah. Ma ei tea. Next hand, please. Või tegelikult vaatame käe lõpuni. Ma ei tea, kellegil on mingeid mõtteid, mida rääkida, ma ei tea. Võib-olla ma nagu, ma ei tea. Tead küll, väga hea. Ei konstrueeri optimaalselt. Ei, ma ei tea, ma ka lihtsalt nagu mõtlesin praegu, kuidas enda range'i nagu konstrueerida siin, aga ma ka mõtlesin praegu just. Jep. Ei tundus ju täitsa tore nagu. Siuke seletus. No kõik olid nõus, vaatame, mis juhtus tegelikult. Kõik olid nõus, pooled jäid magama. Reaalne, jah? Rein, sa magad juba või? Ei maga. Tal telefon siin ei läinud edasi lihtsalt. Ma foldisin ära, sest ma ei... Vaatasin, et see flop hitib ta range'i nii hästi ja siis tegelikult oleks pidanud vähemalt koolima flopist. Sellega lõppes see käsi ära. Ei, kõigil olid suured lootust juba. Et näevad edasi. Ei näe. Ei vaata, kui hea on, kui nagu HH review'd ei tee, siis ei pea üldse aega raiskuma, lihtsalt foldid ära ja ei pea kunagi mõtlema enam selle käe peal. Jah. Järgmine kord ma koolin, et saaks edasi arutada. Ei foldi kunagi siukse venna peale. Psycho burger. All in. Ta nagu esimest korda 82 käe jooksul 3 ma vaatasin, mingid siuksed asjad on, sa vaatasid enda race first in'id, mis need on siin? Ei, race first in'id on siin. Mis asjad need on siis? 218 kätt võib olla selline ka, kus ta ei ole lihtsalt no selle koha pealt ta kindlasti triibet ma arvan rohkem teistest statsidest nagu, no ma ei tea ka tegelikult. Palju ta small blind on nagu? Kuidas? Small blind mis? 3 bet. Ma tean selle lahti. Samas siuke 17-19 vend, noh. See on, ma tean seda, see on korralik nitt ikka. 17-st 0 on tal 3 bet blindidelt. Ma ei tea. Pole kunagi 3 bet on. No siis, ma ei tea, foldime ära siis. Tundub kuidagi liiga absurdne seda kätt foldida, aga... Fold on küll ebareaalne. Tundub küll nagu... Samas ennem paks sisse koos konfetiks. See vist ei mängiks ta selle 3 beti range'i vastu hästi ka tegelikult patides.
ei no vahet ei ole, kui tal see S-kunn on, siis nagu vahet ei ole, no mis me teeme siis flopil nagu. Et nagu, ma ei tea, panen all-in'i pigem juba. Muidu kui me flopil pihta saa, siis ta, oletame, et ta bluffis meile S5-ga, ta C-beti fold'i parima käena. Kui ma tahan midagi teha, siis ma panen sisse juba, noh. Aga kui sa on neid statte mulle näitad, siis ma ei tea. Ma ei tea. Nõud käisid endale täiesti häge käsi. Odavam on uskuda vist. Kas, oota, kes selle, keegi teadis veel infot selle inimese kohta? No ma ei tea, ma ikka mängin taga, et on nüüd jah. Ta nagu ei 3-beti kunagi. Aga kas väga nitid mängijad siis ei 3-beti S-poissi ja S10 suite ja sükest asja? Ma ka ei tea, statide järgi ei 3-beti ju. No jah. Kindlasti peab poisse ja 10-neid ja. Ma ei tea, minaks pusta küll. No kui tal on poisid pluss S-kunn, siis on su kuhine seis ju. Seda ka jah, aga kui sa paned 10 ja S-poiss juba. Ja ükskord, ma ei tea, ükskord kuus tuleb äkki mingi bluff ka suvaline vahele. Ei tule, tal on 3-beti 1,2, seal ei ole bluffi ees. Seal ei ole kahjuks. Ma ei tea, fold ära. Mingi QJO, see on 2 big vendi efekti pool. See on S10 rahvad, väga tore. Aga see on 3-bet all in. Jaa. Aga ma arvan, et see effective stacks between 5 and 20, siis kui tal oli mingi... Ma ise olen seda veits sättinud. Ma arvan, et siis kui tal oli 5 big blind, siis ta pani S10 sisse, ma arvan. Aga tal muti 10 olid, siis tal oli mingi 10 big blindi pluss, siis ta pani need käed juba. Ma arvan, et neid tuleb ise neid väärtuseid seal sättida ka täpsemaks nagu. Jah, saab jah. See 5-20, see on veits nagu, see ei anna selle nii palju infot, kui sa tahaks. See on mõttetu. Jah. Mingi 12-16 näiteks ja mingi 6-10 näiteks. Või no 7-10, 8-11, midagi sihukest. Ja mingeid asju olen siin natuke nokitsenud ja settinud kitsamaks neid range, aga kõike nagu ei ole. Kas nõudkädi pidi eraldi ostma või see oli hinna sees seal? See on sees. See pole nõudkädi. Aga hästi raske majandada seda. See on note tracker. Jah. See on mingi muu asi või? See on, jaa. Okei, tal on note tracker. Nagu originaalis on see täiesti kasutamine just. No nii tundub ju täiesti tegema, et viskad peale pilgu ja... Seda tuleb ise tuunida originaalis, see ei olnud eriti äge, jah. Oota, aga Oskar, sul on tuunitud, jah? Sa saad saata neid edasi ka, jah? Jaa. Kuule, aga saada mulle pärast, kui viitsid. Okei. Deal. Ma ei tea, fold ära. Ma arvan, ma tegin vist kõige mõttetuma asja üldse kooli siin. Ma ei tea, ma panen sisse juba siis. Ma ei taha küll koolides. Mis sa loodad saada selles? No siis, kui ma niikuinii arvan, et tal on hästi... Et ta on väga tait oma 3-bet range'i, siis ma olen tema bottom range ja siis... Loodad ema flopis. Võimaluses küll, jah. Siis, kui ta paneb all in, siis pead foldima. No nüüd ongi. Noh. Foldi pre ära juba, noh. Absurdne küll, aga kui siuke end vastas on, siis ma arvan, et ei ole midagi muud teha. Rain, sa oleks sisse pannud? Muidugi. Ma ei usu, et ta saab olla nii täit. Kuhugi tuleb joon tõmmata, mina Butonilt S-mutti maha ei pane. Ja 25 dB efekti. Kui ta on 1,2 3-betri, mis asja, noh. 27 big blind ja S-mutt, Button. Ma ei tea, kus ma arvan, mängus ma poleks nagu jõudnudki sinnamaani, et üldse hakata mõtlema, et ma peaks enda 3-bet stati vaadates. Ma oleks juba sees olnud. Ja siis las hakkad vaatama. Siis vaatad, kurat, ma panin mingi kõige nitima venna vastu sisse praegu. Arukordne juhus, üks vend on hinamaksi peale, kes on niisuguse 3-betiga. Ei no jah. Enamust vastu tuleb easy sisse muidugi. Ei no, mul läheb tavaliselt ennem sisse, kui ma seda vaadatagi, ma arvan. Ei no, ei saa süüdistada sind jah, aga võiks korra üle vaadata, äkki on või siuke vend. Ei, ma ka näen siukest teed esimest korda põhimõtteliselt, aga noh. Ma ei tea. Aga siukse venna vastu võib vist foldida küll ju. Tundub küll jah, kui see on päris reaalne stat. Nüüd on sul juba 777 kätte kohta ju. Mis number see on siin? 3-bet kohe tõusis ka. Ei, ma mõtlen, eelmine käsi sul oli mingi paarkend kätte ainult ju. Eelmine käsi oli 200-ga midagi. Jah, 218 oli. See oleneb blindi levelist ka, et siis oli
ei oota. oi, miks sul siuke asi on? sul ei ole, ma arvan, nii palju sample'it, et seda veel teha. Jaa, vaata ikka overalli. See ju võib petta räigelt sind ju. Kui tal ikka 3 bett on mingi, ma ei tea, 6-7, siis ma ikka ei pane seda maha. Overall. 300 käe peale 3,2 tal. Ikka väga nitt ikkagi lõppuda. Jaa, aga siis see päris nii nitt ikka ei ole, ma arvan nagu. No ma ei tea, 9 kätt 255 peale on ikkagi top range. Hästad kuningad emandada, siis kuningas. No jah, aga siis tal äkki midagi ikka, ma ei tea. No small bandi 3 bett on 8 näiteks või? Ja big blindil 24. Kuule, kuidas sa selle asja tegid? See... Uudi alt, pop-up. Ma neid... Siis ma poleks kindlasti foldinud just. Mul on selle Psycho Burgeri vastu 2600 kätte ja 3-bet on 5,7%. Hakkab looma juba. Läheb natuke reaalsemaks. Et sa pead minema positional pop-ups. New group. Selle kohta peab eraldi õpetuse tegema, kuidas sellest uudist maksimum pigistada. Selles suhtes, et ma päris kaua nõidusin. Eriti kui tehnikaga. Siis selline asi tuleb ehitada. Ma mõtlesin, kas ta teeb nagu automaatselt selle mulle, et või sa trükkisid ühe kaupa, et siis okei, väga hea. Ja siis tuleb valida small blind, et neid positsioone ainult. Nice. Kui midagi ägedat avastate Poker Dragon 4, siis pange kirja kindlasti. Ja ka teistega ka. See oli lihtsalt ARC. Close. Ma arvan, et foldida ei saa. Väga close on see. Oleneb täiesti millega sovetakse, ma arvan. Jah. Mõne venna vastu saab maha isegi olla. Ja mõne vastu on easy call, mõne vastu easy fold. See on mingi suvakas, tõenäoliselt peab koolima. Õnnelik ei ole, peabast. Ma arvan, et sa väga close nagu täpselt piiri peale, ma arvan. Mudi seda jamming range'i ka ikka siis. No see kindlasti ei ole nagu. No võta need siit välja kõik. Jäta S-poist offist alates, ma arvan. Ja jäta siit S10 suitidest alates. Jäta kunn mutt off sisse. Ja kunn mutt suited ka. Teised välja kõik, ma arvan, teised flatib. Ja paaridest ma ei tea, mida ta jammib, ma ei tea, jäta mingi 5+ näiteks. No midagi siukest, ma arvan, et jammib seal. Smells like a foldito, no? Mis asja? Smells like a foldito. No siuke väga close piiri peale, borderline, jah, et siuke pigem miinus natuke võib-olla. Päris suur miinus on, kui nii kitsaks ta range'i teha. Ma arvan, et tal on seal lambimaid asju, kas ta enam, et ta on big blindil ka. Vinas ikka näeb niisugust asju. Aga see ei flatita rohkem BB pealt, nende randomitega. Näiteks tal on mingi check-8 suitidest, ta ju flatib. Ma arvan ka, kui ta kunn poiss suitidest ta flatib, mutt poiss ta flatib. Ise eeldan ka, et nad flativad selliseid asju, aga ma ei tea. Mutt poiss off ta flatib, kunn poiss, ma arvan, ta flatib.
pane talle mingi paar lambi asja ka, noh. Ja siis läheb close'iks juba, no pane talle, ma ei tea, mingi siuksed 4 need, noh. Või okei, pane mingi S5, S4 näiteks ja mingi, ma ei tea, S9, S8 ka, nagu. No midagi siukest, noh. S7 pane ka, siis lihtsalt for balls. S-o siis lisame, siis kunn emand nagunii ei võida sellest midagi. Aga lihtsalt protsendid lähevad veits paremaks, siis me ei ole crash'id kogu aeg, nagu. Kinda R versus A6. Ei ole, siis meil rohkem ekutit ikka ju. Asjade juurde panemine väga ei aita. No midagi muud siin juurde panna ei saa väga ju. Hakka kunde panema talle juurde. Kui sa tahad, sa võid panna need paarid võid panna juurde ainult. Aga no väga vahet ei ole, see on ikkagi siuke borderline. Sa võid lihtsalt nagu sellepärast koolida, et sa ei foldi seal kunn muti näitad, et sa koolid kunn mutiga maha, siis sinu vastu ei jammita nagu, et see oleks see põhjendus võib-olla, mida regus lavas teha või no whatever. Palju stäkki oli muidu Maretil? 36. No jah, see lööb tegelikult päris suure siukse. Paugu tuleb sisse. Ma just nävisin niimoodi üks päev, et kõrdi koolisin veits lussimalt maha ja kohe kõrdi karistas ära. Või sa oled close, jah? No see kõik paarid tulid sisse, see põhimõtteliselt on, see on kool juba. Mitte ei ole kool, aga see on väga close. Oli või? No miinus 0,18. Huvitav, kas kunn muid suitab parem on? Nii palju parem selles mõttes. Power of suited. Sellega saaks ikka 2 masti tõmmata, see on jah natuke nigel. Mulle just meeldib 2 masti rohkem saada. Ja võtta, noh nii, üks blind parem võimest, noh. Ma ei tea. Jah, väga close. Aga kui me eksime seal selle range'iga, siis on pupu. Palju sa mitu 14 blindi või? Ma oleks selle eelmise vist juba pigem väga kaolinud. Moodi range'i ka ikka? No ma ei usu päris midagi sellist paneb seal. No võta need siit välja. See oleks päris proff olema, kui ta niimoodi laseks. Jah. No muid 8, poiss 8 sa võid jätta, ma arvan. Need sa võid jätta siin, ma arvan. Ei usu. Ei usu või? Ma ei tea, raisk. Suitad ikkagi, no 10-8 võtta jah välja, aga kui keegi näeb seal mutt 8 või poiss 8, siis ta ikka paneb sisse nüüd. Minu arust ainult. Mutt 8 ja poiss 8 võiks kindlalt sees olla. See on väga harva. On või? Mutt 8 võib olla, mutt 8. Okei, võta need see olla. See on stardid võib olla rohkem, aga vinas küll. Kõik ässad, kõik paarid kindlasti, no ma ei tea, kas siuksed käed lähevad siis randomile, vist ei lähe ju. Pigem mitte. Pigem jah, võid jätta igaks ju. Ma ei tea, mis ta need proodidega teeb, ma teaks, poiss 10 paneb siis selle offi. Suitedid võid kindlasti jätta nagu. Suited küll, ma arvan, prood võid nagu pigem lähevad, aga... Ma ei tea, kas ta isegi kunn 10 paneb offi. Või need 10 offid võib-olla maha võtta siis. Ma ei tea, ma võtaks poiss 10 maha lihtsalt, et nagu mida oleks maha võetud, et nagu nendes me pole kindel nagu. Nagu siuke no pane jätaks siukse. Isegi sulle halb, ma arvan veel. Jah. Aga pane korra, okei, aga pane korra nagu Starsi regu korra siit sisse, pane see. Pane need. Pane lihtsalt mingi siuksed asjad. See. Ja vaata lihtsalt korra, kuidas siis on huvi pärast lihtsalt 14 blindi või? Tal on ikka rohkem kunne ju. Kõvasti rohkem. Ei no sõltub player'id pendab, ma mõtlen siukest üldisemalt nagu siukest nagu
noh, soliidset ja natuke laagisemat, mitte nagu väga laagistanud ja need panevad siin kuradi kõik asjad sisse. Nagu nende vastu pole nende vastu snap niikuinii nagu. Aga noh, ma ei tea. No siuke vist on okei juba või? Kunn 8, ma ei tea, Kunn 8 nagu need kunnid on paremad juba kui mingi poiss 10. Minu arust just kunnid ei ole paremad kui poiss 10. Ma ei tea ka. Poiss 10 on suht likely 2 live-kaarti, aga calling range'is on palju kunne. Aga samas ma avan EP ka, et see mõjutaks ka... Ei, vaata seda spotti praegu. Sa oled big vänni palju. Calling range'is on nagu rohkem mingid kunn poisse ja kunn mitte ja siukest asju. Ma lihtsalt vaatasin nagu chardi järgi on tegelikult saad mingi, ma ei tea, kunn 6 kasulik lükata juba või midagi. Ja poiss 10 ongi. Jaa, kui ma ütlen, aga nagu kui pigem nagu valida kätte vahel, siis ma arvan, et on pigem jamminud mutt 8 ja poiss 8 kui kunn 8. Mõtlevad, jah? No poiss 8 ja 10 8 kindlasti nagu, noh kui mutt 8 või kunn 8. No see on nagu borderline siuksed range'i vastu, jah? Close. Close. Päris suur hüppe on S4 ja S5 vahel. Siin teenib kõvasti, jah. No sa domineerid juba lässu vist. Obviously. Kuhu me küll oma eludega jõudnud oleme? Maime mingid numbreid, jah. Valik. Nii on. Kõige jubelam selle asja puhul on see, et mulle meeldib ka see. Jah, kas sa teed ise või ja üritad väga heaks saada või lähed kellegi teise jaoks tööle, teed kellegi teise rikkamaks? Nii, tryboardil võib siibetida kae vastu ka või? Ma ei tea, check näeb tugevam välja, check call näed, ma check calliks seda boardi. Või isegi mutt 10-ga ma check calliks, kui keegi tahab pettida siin. Kui see Psycho Burger tahab pettida, see on tight ka veel ju. No kui ta on nagu fit or fold vents, nagu sellist vastu võid pettida selle, kui neil ei ole kunni, siis nad ei... see on jätka. Aga no lihtsalt nagu, kui sa mängid nagu... noh, jällegi, kui sa jõuad nagu mõtlevate mängijate vastu, siis on check nagu way parem kui bet seal. Aga võib-olla madalal on nagu bet parem, kui nad on fit or fold. Ongi bet parem, kui neil ei ole kunni, siis nad foldivad. Siis obviously me peame bettima nagu. Aga kui sa betid siukest boardi näiteks, kui sa mängid nagu normaalsete mängijate vastu, siis nagu keegi foldi seal midagi ära lihtsalt. Ta koolib lihtsalt, ma ei tea, kõikid hästi, millega preflop otsustas koolida. Ja siis on pigem check kooliks, näeks tugevam välja veits. Aga fit or foldi vastu ma arvan, bet way to go. Aha. Siin on, ma ei tea. Kas ma tavaliselt ikka siibetin paardalt boarde? Jah, aga väikselt. No väikselt, muidugi. 9999, 9800. Teeb sama välja täpselt. Jah. Jah. Ei näe, fold jah, aga sais liiga suur ka. Miks sa peaksid mutiga nii suured saisima? Ja miks sa peaksid mingite 8 ja 7-tega siin suuremad saisima? Ja natuke liiga suured läks jah. Ja see oligi viimane käsi sealt turniirilt. Kuidas sul lõppes? 43. koht.